no hei, ma tulin tegelikult nii. Tulin tegelikult jalgrattamatkale. Teeme väikse matka läbi Mustamäe, läbi Nõmme. Et saab päris huvitav olema, ma ei ütle, kui pikk see on. Hoian saladuses selle, ma teen selle mingi 10-15 kilomeetrit. Muidu kaasan äkki väsib ära, kui ma ütlen. Aga vaatame siis. No võt, kes oskab arvata, kus kohas ma olen. See peaks olema nüüd Sütiste tee. Sinna jääb Nõmme, Mustamäe, Vanaka mägi nii-öelda sinna. Aga meie lõikame nüüd siit kuskilt. Kui ma nüüd hästi mäletan, siis lapsepõlves ikka sai käidud siin väga palju kordi. Kuskilt lõikame äkki siit, ma arvan. Ja siin on päris huvitavat lugemist kusjuures. Oho. Me oleme siin praegu. Ja Rahumäe mets on see. Umbes sellest piirist hakkab siis nagu Rahumäe mets, nagu ma aru saan. Ma ei teadnudki seda. Ajul on. Lähme vaatame siis. Me lähme kõigepealt Rahumäele ja siis vaatame edasi. Ja, tuttavad mäed, tuttavad kohad kõik lapsepõlvest. See oli, kui ma eksi, siis Lamekas, see mägi. Et siin sõitis vastu igasugused ratastega ja jooksmas ja sporti tegemas väga palju ilusad inimesi. Üks ilusam kui teine. Ja, see on Lameka mägi. Need omarattaga siia kinni, liiva sisse. Aga tahtsin tulla ikkagi siia peale. Ja siit ma tulin, siit sai sõita Pika Liiu, nagu see on Lame mägi nii-öelda. Nagu väikestele lastele ka, et sõidad ülevalt alla, et jääd ellu. Kui Vanaka mägi on nagu reaalne sööst laskumine, et saad surma. Et väikelapsed seal ei saa sõita, vähemalt minu ajal, siis Lameka mägi oli nii-öelda väikelastele ja kõikidele teistele, kes et Vanaka mäest alla julgenud tulla, siis siin Lameka mäel sai kelguga ja suusaga igat pidi tagumiku peal alla sõita. Vaat, tulevad ajad meelde. See on tegelikult liiva sees üldse. Sõidab täitsa edukalt see ratas, mis mul on. Ajad kinni ka ikkagi. Okei. Ma valin mingi metsaraja ja lähme sinna üles Rahumäele. Ma ei hakanud trepist minema, siis lähme mööda rada pidi. Oleme Rahumäe surnuaia juures. Tulin sealt alt mööda Tervise tänavat. Siin on väike tõus oli ja see sinises särgis poiss jooksis minust lihtsalt mööda.
mina oma mägi jalgrattaga hõõrun siin. Noh, ma talda ei anna ka tegelikult. Siit võiks üle tee minna tegelikult. Aitäh! Ma arvan, kõigile tallinnastele on see väga tuttav koht. No minu jaoks nagu praktiliselt lapsepõlve mängumaa on Siigmendis kõik igal poolt. Siin näeb Alfredi pubi, Rahumäe surnuaed, Vanaka mägi. Aga nüüd keerame vasakule. See on koht, mis on minu jaoks nagu natukene siuke võõram või natukene kaugem. Kunagi sai siin käidud, mäletan, mingit prügi sai ära toodud, lihtsalt valatud kuhugi. Aga nüüd on siin mingi jäätmejaam, ma ei tea, mis asi. Kaardi pealt vaatasin kusjuures. Päris huvitav. Siin jookseb vana raudtee, eks. Siin üleval nii-öelda. Ja siis päris raudtee on siin kõrval meil nüüd paremat kätt. Rahumäe surnuaed on tegelikult väga suur. Kui niimoodi ikkagi praegu ma juba olen sõitnud siit paarsada meetrit juba, et alla langust nagu. Et päris suur on ikka, tundub, jah. Kui ta kunagi hästi ammu sai mingit prügi siia toodud, tõesti nagu kuskile surnuaia taha mingit moodi. Ära kuivend mänd siin. Puhas langus on, pärast peab üles sõtkuma natukene. Jaa, vägev. Et põhimõtteliselt tagasi ma saaksin võib-olla mööda surnuaeda üldse. Surnuaia kaudu, aga et kui ma nüüd hästi mäletan kaardi pealt, siit läheb jäätmejaam. Ma arvan, miski pärast. Ja kaardi pealt ma vaatasin, et üks tänav läheb kuskilt siit läbi üle raudtee, aga siit küll niimoodi näha ei ole. Siin peaks olema kohe järve keskus ka ju tegelikult. Too sama ongi. Ikka läheb. Ikka läheb, jah. Täitsa läheb. Siit saab üle raudtee täitsa rahulikult. Ma kaardi pealt veel vaatasin, et huvitav, et mis koht see siuke on, tõesti on olemas.
sihuke koht. ja me oleme kuskil, mis kohas ma olen? see on Järve keskus ometi. Peaks olema. Infoauto on kuskil siin all. Järve keskus. Oleme Järve keskuse taga. Vaat, päris huvitav, minu jaoks päris huvitav, vaata. Olen ammu käinud siin. Ma ei teadnud, et siit üle raudtee saab niimoodi. Vanasti Vene ajal sai igalt poolt üle, aga nüüd on ju igasugused aiad asjad ees pandud. Aga ma lähen tagasi tegelikult. Ma ei viitsi siit mööda suurt teed enam reisima, ma lähen mööda metsa tagasi. Sõidame ja vaatame. No, võtta olen tagasi juba. Käisin infoauto juures korra, vaatasin, kas Forde müüakse või midagi kasutatud. Suht väike see valik oli. Punane porgand. Partsi porgand on selle reaalse nimi. Nüüd on mõte, kas lähen oota siit. Aga siit ma ei saa üldse. See on see jäätmejaam, mis tuli. Ma lähen ikkagi siis Alfredi pubi juurest üle Nõmme mäe. Teen sellise traditsioonilise otsa. Võiks läbi Kalmistu minna, sest ma ei ole tegelikult üldse vist eluses käinud siin. Siit poolt nagu. Aga noh, nii on otsem. Aga väga vinge minu jaoks jälle. Pole ju üldse niimoodi kaua aega käinud rattaga sõitmas. Nüüd oleme siin Rahumäe selles nii-öelda Mustamäe poolses otsas siin. Sealt Järve poolt tulime. Siit tuleb vägev jalgrattatee, läheb üles sinna üle Nõmme mäe või selle viadukti, mida iganes. Inimesi on palju, sõidavad, jooksevad, kõnnivad, jalutavad. Juurega vaatan telefoni siis. Minu see keps näitab 6,27 kilomeetrit. Oleme sõitnud juba. Siin kangemad mehed jooksevad rattas kiirimini.
väike peatus jälle. Kui ennem olime siin, eks kuskil siin. Sõitsime siit üles kaugele sinna nurka. Ja nüüd oleme siis siin nii-öelda vana Mustamäe. Siit jookseb see kitsarrepaline raudtee, seesama, mida mööda ma sõidan praegu raadijalgrattaga. Ja mina elan kuskil siin. Vaatame edasi. Vaata, siin on see päris hea joogivesi. Drinking water. Tuleb siuke survele. Nüüd vähe ei ole. Päris hea, ma ei oskagi nüüd praegu öelda, kas ta on sama vesi, mis kraanist tuleb. Külm on kas ta külm. Huvitav, jah. Ma arvan, et ta on sama vesi, mis Tallinna kraanist. Ta on Tallinna vesi ikkagi. Et ta ei ole puurkaev. Väga hea. Tangime need pudelid ära. Nii. Nüüd siia üles jääb nüüd Vanakamägi. Meie peale kuulus Vanakamägi. Sinna alla on järsk suke langus, sügavik. Kõik minuaegsed inimesed tunnevad seda mäge. Vanakamägi. Ja kohe oleme ka siin selle Nõmme nagu selle jalakäijate selle silla peale jõuame välja. Teeb rattateega saab üles sõita. Oi, vaesed need on ära kuivanud siin, seal lausa. Keegi pole vett pannud neile. Vihm on ometi tulnud. No nii. Oleme selle punase koha peal seal. Kanakull elab siin ehk veel, kui mõni rumal linnavalitsuse liige ei tee mingit rumalat otsust, et hakkab asfaltteed kuhugi see tegema või midagi taolist. Siiamaani elab veel Kanakull. Aga vaatame edasi, läheme üle mäe. Vedaneb üle selle silla. Vägev vaade, alati. Iga kord, kui ma siia tulen, on vägev vaade. Mõlemale poole. Lihtsalt see koht on nii vägev minu jaoks.
kui väga tahta, näeb merd. jah. aga lähme vaatame siis edasi. Lähme äkki ülevalt poolt, mäe pealt. Päris kiire hooga läks. Ma pean vaatama, kas teine järgi tuleb ja jõuab. Vahepeal läks kiirus päris suureks. Väga lahe. On väikse peatus. Suusahüppetornis. Vana on selle taga. Uus on see. Jälle korralik langus. Nüüd oleme Kleeni lossist juba möödas. Kleeni loss jääb sinna. No nii, Kalevipoeg või kurat või kes kuidagi usub. Kuuskedel on ürask sees siin, kuivanud. Nikolai Van Kleen tegi vaatetorni. Tahtis ehitada, aga talle ei õnnestunud see. Tegi selle liiga, ma ei tea, ta oli, arhitekt oli ta küll, insener igalt pidi, aga kõik asjad lagunesid tal ära. Ja see lagunes tal ka ära, kui ta seda ehitas. Tahtis selle, ma ei tea, poole kõrgema teha, kui ta praegu on üldse.
aga tuli välja selline, et ta siin sõjas sai kannatada igal pool, sai kannatada siin nõukaajal oli ta siis nagu see tähevaatlus platvorm või koht, nii-öelda teleskoop oli seal sees. Minu meelest, kas see on siiamaani äkki. Sellest annab lugeda tegelikult sealt sildi pealt, ma ei hakka sinna sildi juurde minema uuesti. Aga mul tuleb meelde, kunagi hästi ammu olid need kivid küllaltki sellised niimoodi, et seal kivide vahel olid sellised praod, et kujuta ette, ma ronisin sinna kuhugi, mitte päris ülemise akna juurde, aga vist kuhugi poole peale äkki või, mööda seina. Niimoodi sai ronida, sellepärast et noh, mööda kivid olid seina küljest küll kinni, aga vahed olid vahel, siis noored poisid, nagu me olime, ronisime sinna, kuhugi me ronisime. Aga päris üles välja ei jõudnud seda. Ja sinna akna juurde ikka jõudsime minu meelest. Midagi oli, et tuleb meelde. Siit edasi on Harku juba ja võime vaadata korra, palju mul seda akut järgi jääb. Et siin on juba natukene palju muudetud siin, hästi palju on midagi muudetud siin. Et nagu ma aru saan, siit saab nagu tee alt läbi ja kuskil seal peaks olema siis Kadakatee nagu nii-öelda. Tagasi saaks siis Nõmmele siit pikka langust teha. Nagu teeme selle languse Kadakateen ära, vaatame, kas ma hakkan üle Kadakatee minema üldse. Ma päris käna käia ei taha siin. Ja. Siin võib käna käia küll ikka päris. Siin on ikka korralik langus. Et see peaks minema Kadakateeni nüüd välja. Oho. Aga siit ma edasi ei lähe ikkagi. Lähen tagasi. Sõidame tagasi. See on nagu vana talukoht kohe. Vana maja ja mingi uus karp on ehitatud. Ja nüüd oleme siis selle mäe all nii-öelda. Siit ma tulin alla. Ma seda langust, nüüd teist langust näidata ei saagi teile, sest mul saab kindlasti aku otsa. Et see rada läheb nüüd Mustamäele nagu nii-öelda tagasi. Mööda seda aheliku äärt. Et väga palju on muutunud jah, et minu ajal selliseid teid siin metsas üldse ei olnud. Väga palju on muutunud.
kuskilt tuleb grilllihalõhna, ma juba tean, mis koht see on seal Nõmme mäe all. Tuul on sealt poolt ka kusjuures. Ja kusjuures väga hea lõhn tuleb nüüd. Nüüd oleme siin, oota, kus me oleme? Kleeni lossi all oleme. Jah. Hoogu juurde. No nii. Läheme siis kergemat vastupanu teed siit. Kleeni loss on seal. Keegi turnib siin üleval. Hirmus ei ole või? Ja, siin lapsepõlves sai koratud ja mängitud, nii et vähe ei olnud. Rahvas jagutab. Jälle joogikoht olemas. Vett tuleb ka. Siin käib selle niimoodi nupuga. Läheme tagasi siis mööda asfalti. Sealt saaks ka, aga ma juba tean, et see on hästi käänuline. Ta läheb sealt maja tagant. Oi, lapsepõlves sai taha tehtud pahandus seal. Palju tehtud. Siit saab otse, ma tean, vanasti sai, aga ikka saab. Seesama betoonplaat on siin. Jah. Keegi on konna tatart pannud siia kasvu. Siin on tuttavad majad. Klassivennad elasid siin. Tähendab üks klassivend.
ja siit on mägi, mis on vist on selle Nõmme mäeaheliku kõige kõrgem tipp on selle mäeaheliku otsas. Tähendab selle mäe otsas, kus see teerada läheb siin. Nii. Aga siit tee läheb, me oleme Vana Mustamäel üldse. Vanasti oli see Trummi tänav, aga nüüd on vist Soov, ma ei teagi. Me oleme Vana Mustamäel ja läheme õigesse Mustamäele tagasi, kuidas öelda. Jätan kaamera lahti ja las saab otsa, kui tahab. Mingi hetk ta ära lõpeb mul see aku. No siit saaks otse läbi metsa, ma tean. Aga ma ei tea, kas hakkan proovima. Pärast ei leia jälle õiget kohta, siis panen mööda. Siin on hästi siuke vana retro bussipeatus, vaadake nüüd. Trummi tänav, kus selles on, ikka Trummi tänav. Vaata, kui retro see on, nii retro kui üldse olla saab. Aga lahe tegelikult, mulle meeldib. Siin sai kunagi jalgpalli mängitud. Pead ära löönud siin, ups, nii. Aga nüüd on siin tehtud mingisugune jalgpallihall. Siuke vägev. Siin oli kunagi staadion selle koha peal. Või siuke, noh, jah. Looduslik staadion või nii öelda. Ma pean oma seda kaaslast järgi ootama, midagi jälle juhtus tal. Võimalik, et juhtus. Ta ütles, et käigu vaatamise ajal läks kett maha. Võib-olla on see võimalik. Aga ikka tuleb. 1% on alles meil hakut. Laseme edasi. Oleme TTÜ siis nii-öelda ühiselamute juures siin. Paneme siit risti kuidagi moodi majade vahelt äkki. Et rattaga on päris kiiresti võimalik saada, jah, siit Mustamäel liigelda. Ma mõtlen nüüd kummalt poolt ma lähen. Aga ma ausalt öeldes ei teagi. Ma pean ikka siit minema. Töö. Enam polegi palju maad. Männi park on otse ees mul.
ma elangi seal kõrval kohe. Nüüd peab saama turvaliselt üle tee. Nüüd vahele ka lastakse, siit saab. Ma loodan, et siit saab ka. Saab. Aitäh! Aitäh! Mu kaaslane on natukene selles suhtes varg, et ta õpib alles Tallinnas jalgrattaga liiklemist. Aga küll ta õpib. Väga hästi tuleb välja. Oleme Männipargis. Kas ta nüüd jäi? Tuleb. Vist. Jah. No vot, see koht on juba tuttav meil, ma arvan. Ja siis see viimase kolmanda. Me ei saa niimoodi. Teen nüüd vasakpöörde. Võtta, aga siuke rännak tuli välja ja aku, ma ei tea, kestab või ei kesta. Igastahes tšau pläu ja väga lahe. Ane. Väga lahe.